Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 7. september on käes ja Digitunni saade alustab. Saatejuhid nagu ikka Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja meil täna külas Meelis Väljamäe Euronixist. Kolmekesi siin stuudios oleme. Ma juba ütlen ette, et 4. lõigus saame telefoni teel ka veel ühe külalise, kes on karantiinis ja miks ta seal on, sellest me räägime. Aga tänase saate avateemad on Samsungilt, nimelt on meieni jõudnud uus Samsungi volditav telefon ja ka mõni saade tagasi rääkisime Samsungi pisikestest kõrvaklappidest, mis on ka nüüd siin täitsa olemas ja saame nendest lähemalt rääkida. Räägime ka sellest, miks september algas väikse maavärinaga, mida keegi ei märganud, aga Nvidia tegi graafikakaardid, mis võiksid olla täiesti uus maamärk aastal 2020. Koroona-äppist saame ka täna veel rääkida. Ja siis räägime sellest, kuidas mängida vana head arvutimängu Doom täiesti uuel ekraanil. Selline saade on tulemas ja nagu öeldud, üks külaline ka järge ootamas, aga hakkame peale. Digitund. No nii, hakkame saatega peale ja esiteks on meil üks telefon, millest tahaks rääkida. See on Samsungi telefon, ees on ekraan, taga on 3 kaamerat ja tundub nagu jutt võikski olla lõppenud. No ma ütlen hinna ka ära, no 2000. Ja lisaks see, et ta näeb välja nagu keskmise suurusega tellis. Tellis, no õhuke tellis, aga kindlasti paksem kui tavaline telefon. Trikk on siis selles, et kui ma painutan seda telefoni ühe poole pealt, siis ta murdub pooleks ja lahti tuleb meie ees Galaxy Z Fold 2. Volditav telefon. Volditav telefon, jah, mõneti ma arvan isegi üllatuslikult ja kuidagi kiiresti ja natuke isegi märkamatult minu arvates kuulutas Samsung siis välja oma selle volditava telefoni järglase. Tuletame meelde, Meelis, kas sul on meeles, kunas see eelmine tuli? Minu on täpselt aasta, jah. Või oli niimoodi, nad IFA kuulutasid välja, see tuleb ja siis kuskil sügisel hiljem enne jõule kuulutasid, nad tulid ametlikult välja. Midagi sellist, igal juhul peaaegu aasta. Ja okei. Ja nüüd on siis Galaxy, mul läheb keel sõlme, Galaxy Z Fold 2 ja põhimõtteliselt on tegemist väga sarnase telefoniga, nagu see eelmine volditav oli. Hind on vist natukene alla tulnud, aga mitte ikkagi nii, et nüüd läheks poodi ja lihtsalt hakkaks ostma. Küll aga on mitmed olulised muutused toimunud. Esiteks on ta saanud endale klaasist siseekraani. See kõik on, mina ei ole klaasi ega keemia ekspert, aga selle Samsung ütleb, et selle nimi on Samsung's Ultra Thin Glass, sulgudes UTG, siis ultraõhuke klaas ja teiseks on tunduvalt parandatud seda hinge või on täiustatud selle hinge konstruktsiooni, mis seal keskel on. Ja kui sellest hingest alustada, ma ei tea, Hans, sul on see telefon praegu käes, et kui sa ta lahti voldid, hästi, ma arvan, et see tõenäoliselt on maailma kõige parem hing üldse, mis kuhugi pandud on, ukse, akna või jumal teab mille külge. Sest see on täiesti, see liikumine on hääletu, ülisujuv ja täitsa selline ühtlane kogu aeg, algusest lõpuni. Et kuidagi nad on selle küll saanud, seal sees pidid olema väiksed harjakesed, mis kuidagi lükkavad puru välja, mis sinna võiks sattuda ja kogu see konstruktsioon on vaata sinna kinni. Et sa ei saa, kuskilt midagi läbi ei paista või midagi nagu ei tõuse õhku või kuidagi nad seda niimoodi teevad. Ma olen ühes poes 5 minutit kasutanud Galaxy Fold esimest põlvkonda, mis siis oli, eelmine aasta tuli välja. Ja tõesti, see, mida sa praegu räägid, see on aru saada, et esimene oli nagu esimene katsetus ja nüüd on need asjad korda tehtud, ehk siis telefoni see ekraan lahti rulluvad, ta on nagu päris telefoni ekraan, ei tundu kuidagi plastikune või udune või hämar ja ei ole midagi siit ka õhku punnitamas selle voltimiskoha pealt, kuigi lahti voldituna selle telefoni keskmurde kohta, näha siiski on, aga ta ei ole nagu ebakvaliteet. Ma olen proovinud igasuguseid erinevaid äppe selle peal, brauserit, mänge, videot, kõike ja kuidagi on niimoodi, et kui sa kui sa otsid ja vaatad, et kas ma näen seda liite kohta seal keskel, siis sa näed. Aga niipea, kui sa hakkad tegema midagi muud telefoniga, midagi päriselt tegema, siis sa lihtsalt enam ei näe seda. Et praktiliselt see vähemasti minu silma kuidagi ei häirinud. Ja kui sa selle lahti voldid, siis sa saad, ma ütleks, peaaegu ruudukujulise
suhteliselt suure ekraani, 7,6 tolli ja see ekraan on väga hea, ühtegi halba sõna ei ole, reageerib kiiresti, väga ilus, ere, et minu meelest on selle telefoni kohta suhteliselt vähe nagu tehniliselt rääkida. Ta on üks kõrgema klassi Samsungi telefon, millel nüüd on, mis on lihtsalt volditav. Aga omaette küsimus, eks ole, ikkagi on selle juures, et, et 2000 eurot, et see peab olema mingi hea põhjus ja teate, mul tuli pähe võrdlus ühe täiesti legendaarse telefoniga. Verto. Peaaegu, Nokia kommunikaatoriga. Ta on väga sarnane suuruselt. Eks tahavadki teha nagu tänapäevast kommunikaatorit mõnes mõttes. Just, ja ta on, nii palju kui ma mäletan seda Nokia kommunikaatorit, siis võib-olla ta oli isegi veidi paksem see kommunikaator, ma ei mäleta, aga võib-olla palju ei olnud ka. Et suurus ja kõik see tunne ja ma arvan, et ka see sihtgrupp, vaata, et omal ajal ka, sa võisid käia ringi oma väikse Ericssoniga, panna teksapükste on ju esitaskusse ja olid mingid inimesed, kes ei saanud elada oma elu ilma Nokia kommunikaatorita. Kes olid täiesti nagu lõpuni fännid ja see telefon, minu meelest see Fold on täpselt samasugune asi. Et see, kes hakkab jaurama, et mul ei mahu teksataskut, ei mahugi. Mul ei ole kuhugi panna, ei olegi. See peab olema teatav selline elustiil, kuhu sa selle siis torkad ja kui sa seda kasutama hakkad kasutuses, lihtsalt see suur ekraan on pead ostama vähest veekotile ja kommunikaatorile. Ma ei tea, või on sul portfell või käid sa sellise toekama pintsakuga näiteks kogu aeg ringi. See on juba sinu mure, eks ole, et see, kus sa vanasti kommunikaatori panid, vot nüüd võid selle panna. See on samas see pintsaku taskus ilmselt. No näiteks, ja mina ei tea. Ütleme nii, et ta on tegelikult kokku voldituna, kus ta on nagu tavaolekus, on üsnagi stiilne telefon, ta on selline mingisuguse, ma ei tea, mis roosa metallse läikega metall, ilus ekraan, hästi püstine, ma ei tea, mis see suhe võib olla, mingisugune 25-le või 29. Ei tea, pikslid esiekraanil on 2260 korda 816, nii et, aga ta on selline pikk ja kitsas listakas see esiekraan ja ega seal eriti midagi ei ole mõnus teha. Ütleme, volditav telefon selle näol on nüüd tootena kasutatav, tal on nagu laste haigused juba nagu välja peaga ära põdenud, ütleme, aga ta ei ole muidugi valmis veel, sest et vaadates, kui paks see telefon on, siis on siit veel palju maha lihvida, enne kui me jõuame sellise vormini, mis on sult kerge käes, aga ta on kasutatav. Ongi ju see, et selleks, et praegu seda Foldi osta, peab sul olema mingi spetsiifiline vajadus. Ja need inimesed on hästi vähe. Aga teistpidi me ilmselt oleme kõik nõus, et kui ei oleks meil Samsungeid ja teisi firmas, kes sellist asju teevad, siis meil ei olekski innovatsiooni, me ei saakski nagu, sest mõne aasta pärast on see telefon ilma selle kriisituse keskel, ilma selleta, et ta oleks natukene nagu avatud ka suletud asendis ja kindlasti pool õhem ja võib-olla maksab 500 eurot, eks või vähemalt 1000. Sa oled päris optimistlik, mina ei usu. Ma usun küll. Ma olen ka optimistlik. Aga see tuleb. Kui ei oleks selliseid esimesi pääsukesi, siis see aeg eks olemata, et sellele ma arvan, Samsungit tuleb nagu kiita, et nad on julged. Jah, ja ma nii palju, kui ma nüüd nädalavahetusel jõudsin proovida, ma isegi täna mõtlen, et kui minu töö oleks vanasti USA teleseriaalides oli näha, kus inimesed Blackberrydega, mäletate, ajasid tohutult tähtsaid asju, äri või riigi asju. Blackberry eristas tähtsad karakterid teistest. Jah, et kui sa nagu tunned hingesugulust või sa vaatad neid Blackberry neid klaviatuure, eks ole, ja mõtled, et mul on küll täna hea telefon, aga igasuguse asja trükkimine on seal meeletu valu ja ma pean seda nii palju tegema. Siis mina kaaluks muide täitsa tõsiselt, kui see oleks mu selline peamine töövahend ja minu töö seisneks liikumise pealt telefoniga trükkimises. Ja kuskil on sellised inimesed olemas. Siis neile super hea. Ja siis sa ma arvan, ei kurda selle pärast, et ta maksab 2000 eurot, ei kurda selle pärast, et sa ei saa seda rannapuhkusele võib-olla kaasa võtta, sest äkki läheb liivatera vahele. Sul on lihtsalt teised vajadused. Sa ei kurda selle pärast, et sul ei ole kuhugi panna. Just. Ja tuleb Eestis ka müügile. Ma ei tea, kas eelmine oli müügil, Meelis? Ei olnud minu teada, aga praegu sellele on juba eelmüük käimas ja kohe ta aga tegelikult saabub reaalselt. Ja suur akku on sees, nii et vaatame siis, võiksime siin mingi stuudiokihvio sõlmida, et kas mõne aasta pärast saab 500 euroga volditav telefon. Aga saab 1000-ga, 500-ga saab ka kindlasti kunagi, aga millal, kes sa teab. Ja, olgu, aga me teeme siia pausi ja siis lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd siis graafikast.
Oota, ma tegelikult tahtsin veel öelda, et ma olen täiesti Samsungiseeritud, et nad võtsid mind oma embusesse, jah. Väike kapslik. Mina olen tohutu suur nende nööpkõrvaklappide fänn, millel ei ole juhtmeid küljes, et kui ma ringi liigun linnas autoga mitte jalatrammiga või rattaga, et siis mul on tavaliselt need kõrvas ja ma kuulan mingit podcast'e. Meelis siin mõni saade tagasi rääkis meile nendest Samsungi mulle nad väga meeldisid, aga muidugi minu kasutuskogemus oli 10 minutit, nii et ma väga täpselt ei saa öelda, see esimene mulje oli positiivne, kas ta ka mõne tunni pärast või mõne päeva pärast sama positiivne, seda ma ei tea. Jah, ma olen ka täna veel, ei ole neid nii palju kasutada jõudnud, et ma suudaks nagu lõplikku hinnangut öelda, aga mul on kuidagi keeruline nendega, et nad istuvad minu kõrvas vähemasti, istuvad väga hästi. Just. Parempoolsel kõrval on kogu aeg tunne, et nüüd kukub välja, aga siis, kui ma olen nende pead kallutanud ja natuke hüpitanud isegi või ei tule välja, ei ole seda muret. Küll aga on see, et kuna nad ei lähe sinna kõrva nagu sisse, kõrva nagu kanalisse, et seda sellist ümmargust otsikut neil ei ole, et nad lähevadki nagu kõrvalesta sisse, nad on üsna lapikud, siis ilma selle aktiivse mürasummutuseta on suhteliselt kehva neid kasutada. Kas sa oled kindlasti kasutanud AirPodse ka, eks? Mitte proovisid tavalisi. Kuidas on vahe selles mõttes, et AirPods on ka täiesti avatud? Jah, ma nüüd nii ei oska öelda, aga ma lihtsalt tegin ühe õhtuse jalutuskäigu tänaval ja proovisin nii mürasummutusega kui ilma. Ja ma ütlen, et kui sa plaanid neid kasutada ilma mürasummutuseta mingil põhjusel, siis ei ole mõtet neid osta. Siis tuleb osta kas või need samad jabrad, mida mina ja sina kasutame. Need summutavad passiivselt, eks, kui nad lähevad sügavale sisse. Nad lähevad kõrva sisse, seal on see kummi otsik on ju, ta piisavalt palju summutab. Aga samas on terve hunnik inimesi, kellele ei meeldi esiteks sügavale kõrva minevad klapid. Teiseks on see, et kes ei taha, et tänavamüra oleks summutatud, kui nad kardavad, et äkki midagi juhtub või mis iganes. Aga need jabrad ka nii palju ei summuta ju. No nii palju ei summuta, jah. Aga see tegelikult üsna individuaalne. Mõned inimesed saavad sellise siili, et nagu midagi ei kuule. Et see on nagu täiesti individuaalne. Mina pole ühegi klapiga saanud nagu päris ära summutada. Aga selles mõttes on need Samsung just nagu on ise öelnud, et nende mõte ongi see, et nad oleksid nagu rohkem avatud, et tänavamüra kostaks rohkem sisse, oleks turvalisem liikuda, eks ole liikluses. See oli, aga naljaks on see, et see mürasummutus tekitab kohati mingeid naljakaid efekte. Et ma ei saangi aru, kas see on selline kõrvalnäht või see on mõeldud niimoodi, kui ma kõndisin tänaval, siis see ümberkaudsetest helidest, autod, trammid, teised inimesed kuskil 7 meetrit minust tagapool, tekkis minu pähe nagu praktiliselt selline mingi 3D helipilt, kus aeg-ajalt mul oli tunne, et minu podcastis on veel keegi, mida ma kuulen ja siis ta kuidagi lihtsalt nagu, ma ei tea, võimendas või tõi sisse inimesi, kes omavahel tänaval rääkisid. Näiteks ma vaatasin ringi, et kus te olete, nad olid tõesti mingisugune 7-8 meetrit minust tagapool. See võib olla väga efektiivne tegelikult, vajalik. See on huvitav selles mõttes, et kas oled sa kindel, et sul ei ole kuskil äpis, siis löytud mingisugust sellist võimendusnuppu või samamoodi on see Hear Through, kus sa kuuled, et ta võimendab mikrofoni. Aga minu meelest mina ei leidnud sellist kohta üldse. Ja võimalik, et see on lihtsalt mingi selline... Aga võib-olla ma otsin pärast saadet põhjalikumalt. Räägitakse ka seda, et kui nad on avatud, see mürasummutus ei ole nii efektiivne, eks ole, kui näiteks AirPods Pro või Sonydel. Ja ta siis summutab ka tegelikult sellist kuminat või sellist kõige madalamat otsa, eks ole, mitte kõrgeid osa, just ka sellepärast, et ilmselt oleks siis nagu turvalisusefekt või siis see, et lahtiste klappidega ei saa väga hästi teha sellist. Aga teine asi muidugi see, et mis puudus mürasummutuse kvaliteeti, siin on võimalus, ma ei ütle, et see juhtub, aga on võimalus, et seda saab parandada tarkvara uuendusega ja ilmselt Samsung töötab selle kallal aktiivselt, teades, et Samsung töötab tarkvara kallal aktiivselt. Ja ma ei tea, kas sina Meelis tead peast äkki paremini, kas see on Samsungi esimene selline aktiivse mürasummutuse katsetus sellistes klappides? Minu meelest ka oli esimene, jah. Et see annab lootust, et nagu me sellest Foldist rääkisime, et esimene põlvkond oli nagu... Kõige olulisemad asjast me tegelikult ei rääkinud, et heli kvaliteedist. Ja vot see ongi see, millest ma ei taha veel nagu rääkida praegu. Mul on vastakad tunded sellega, et ma muusikat ei ole jõudnud väga kuulata, sest mina kuulasin ainult muusikat ja mul jäi üllatavalt hea mulje just sellepärast, et tavaliselt mulle ei sobi helikvaliteedi poolest sellised avatud klapid ja nad ei tee üldse passi minu kõrvale, need tegid väga hästi passi, et see oli üllatamine jaoks. Ja minu jaoks on just see, et minu harjumuspärased podcastid kõlasid väga passiselt, kuidagi nagu lausa kumedalt. Sa proovisid kõik sellist äpist maha keerata? Äpist sai sättida normal, mul oligi normali peal. Ja ühesõnaga see on see koht, kus ma räägime mõni teine kord edasi. Räägime mõni teine kord, jah. Aga nüüd me lähme siis sinna videokaardi maailma. Jah, uudis tegelikult ju rabas nii-öelda esimesi huvilisi juba eelmisel nädalal, kui Nvidia esmaspäeva õhtul vist, kui ma tõesti mäletan, tõi välja oma uue põlvkonna graafikakaardid.
ja no tavaline raadiokuulaja küsib, et mis mul graafikakaartidest, aga need on kõige alus, jooksutavad kõike seda ägedat, mis me näeme, on ju, alates mängudest kuni võib-olla millegi peenemani veel ja Nvidia siis nii-öelda 3000 seeria. 30 seeria on see, nad ütlevad. Kaardid on sellepärast rabavad, et nad on oluliselt, toovad selle võimsushüppe, mida loodeti, aga ei tule kaasa kardetud hinnahüppet. No see võimsushüpe on, miks me üldse sellisest natukene võib-olla niši teemast räägime, on see, et praegu kõige võimsam graafikakaart, mis sa Nvidiat saad osta tavatarbija jaoks on kannon nime 2080 Ti ja see on reipalt üle 1000 euro, siuke 1200, 1300, võib-olla 1400, sõltub tootjast. Et kui sa ütleme mänguarvuti teed, siis see ilmselt on kõige kallim, paned selle sisse, on ju komponent seal siis. Jah, aga siin on ka inimesed, kes on, mis see ingliskeelne sõna on, creator või, need on sisuloojad. Asi on ainult mängimises, sa võid teha mis iganes. Aga ühesõnaga, täna on ju kõige võimsam asi, mis nad pakuvad, maksab üle 1300 euro. Nii see uus põlvkond, nad tegid sellise hüppe, et selle uue põlvkonna odavama otsa kaart, seal see 500 eurone kaart, on võimsam kui nende tänane üle 1000 eurone kaart. Ja see on ühest küljest nagu tarbijatele juba hea, teisest küljest, kui mõni on ostnud endale selle 1000 eurose või üle 1000 eurose tippkaardi, siis lihtsalt mõne nädala pärast ühe käeviibutusega on see kaart muutunud sisuliselt mõttetuks. Minu tekitab see 2 küsimust. Esimene küsimus on see, et mida nad teevad oma vana laoseisuga ja Firesale. Ja teine küsimus on see, et mida teeb konkurent AMD, et tõenäoliselt nad ei suuda teha päris sama võimsat kaarti, mis tähendab seda, et nad peavad tegema, kuna neil on ka teadvist tulemas uuemas, siis nad peavad tegema midagi kardinaalselt hinnaga, mis tähendab seda, et tarbijatel läheb elu heaks. Jah, tõenäoliselt küll läheb heaks, jah. Ja need tulevad siis nüüd, need Nvidia uued kaardid tulevad siin sügise jooksul välja, september, oktoober. Saab siis näha, et tegelikult need on praegu lihtsalt sellised numbrid ja tehnilised näitajad, mida vahendatakse, mida nad ise on öelnud, et ega keegi neid nii-öelda veel testida ei ole saanud. Aga selle kõrval nad tõid välja, kuna ma vaatasin, et meil ikka nakkuskordaja läheb üles, ja me hakkame tegelikult sellest kohe rääkima ka sellest koroona asjast, siis on tulemas välja selline asi nagu Nvidia Broadcast, mis on tarkvarapakett, mis on küll mõeldud pigem võib-olla nende mängustriimeritele, millest on ju saanud omaette amet ka Eestis paljude inimeste jaoks. Aga seal on, nad kasutavad seda graafikakaardi võimsust selleks, et filtreerida mikrofonist välja taustamüra ja see on juba täna saadaval muide. See toimib absurdselt efektiivselt. YouTube'is on klippe selle kohta, kus on mingid tolmuimejad ja puhkpilli ansamblid inimesed taga, kes mikrofoni räägib. Ja see graafikakaardi võimsus on nii suur, et nad suudavad selle välja arvutada sealt ja eemaldada. Aga nüüd nad siis toovad välja ka virtuaalsed taustad veebikaamerate jaoks, mida vist, kui mälu ei peta, kas Teams või Zoom või Zoomis on ka see olemas, jah. Keegi teeb, aga mitte eriti hästi. Ja eks ta ikka jah, natuke läägib. Aga tegelikult on sul õigus, et see ei ole mängurite teema, et kui vaadata Twitchi, mis on siis otse striimimise kanal, mängimine on üks teema, aga kõik võimalikud kogukonnad ja hobid ja kolivad sinna, et inimesed läbi video üksteisega suhtlevad ja vaatad. Ja see on, kui sa ostad selle graafikakaardi, siis on päris hea lisatarkvara, millega teha endast professionaalne stuudio. Ja seda tarkvara ei ole veel väljas, aga see tuleb tasuta. Kui sul on see vastav Nvidia kaart, mitte nüüd see ei pea olema see uus põlvkond, see 30 põlvkond võib olla minu teada ka eelmine põlvkond, ehk siis praegune. Ja kui palju ma olen ka ise pidanud vaeva nägema selleks, et mingi oma kontorist, köögist, magamistoast, millest iganes teha videokoosolekule jaoks sobiv ruum. Et kui see tarkvara võimaldab nüüd taustu ikkagi, kas virtuaalset taustu panna või udustada normaalselt ja kvaliteetselt ja arvutusvõimsust tal jätkub, nii et vähe pole selleks, siis sellest võib saada minu meelest midagi täitsa olulist inimestele, kes on sunnitud kodus istuma ja koosolekuid pidama. Tundub, et nad tõesti tabavasid nõudlust hästi, et nõudlus selle teenuse järgi, selle riistvara järgi on ja teenust. Aga eks see kõik sügise jooksul selgub ja siis me kindlasti sellest räägime ka, aga nüüd me teeme pausi ja lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime nüüd mobiilirakendusest, mis võiks aidata meil piirata nakkushaiguse levikut, mis meid kogu maailma siin kummitab. Jutt on siis Eestis olevast äpist Hoia
ja meil oleme sellest siin saates ka rääkinud mitu korda, aga nüüd on tore hetk seda korraks analüüsida, et kui palju sellest kasu on, sest et meil on hea võrdlusmoment naabritega Soomest. Eesti Hoia tuli augustis välja mäletatavasti meie 20. augustil ja viimaste numbrite järgi on selle endale telefonisse pannud siis 80 000 inimest Eestis. Palju see umbes teeb elanikkonnast? 6-7% võib-olla, on ju. Ja paari nädalaga. Mida tegid soomlased? Eelmisel nädalal, 1. september, tuli siis nende vastav äpp välja, teatavasti nad töötavad regionaalselt ühe piirkonna riigi sees ja nende koroonavilku tuli välja 1. septembril ja 4. septembriks, mis oli siis reede, oli selle pannud oma telefoni üle 1 miljoni inimese ja jõudis siis 25% elanikust. Et vähem kui nädalaga veerand kogu riigi inimestest pani selle äpi, mille puhul teatavasti edu eeldus on see, et seda võimalikult paljud kasutavad. Mis siis toimub, et kas soomlased ikka veel on selline Nokia rahvas, et nad julgevad kasutada tehnoloogiat selleks, et probleeme lahendada, aga eestlased ei julge või? Teame seda, kuidas soomlased on seda kommunikeerinud, äkki nende teadlikkuse tõstmine. Õhtustes uudistes seletati igal pool. Ma rääkisin ühe soomlasega. Tundub, et Eestis nagu ei ole seda, kuskil räägitakse, ma kohastan, see äpp on olemas, aga ega tegelikult nagu sellest väga palju seda ei kommunikeerita ka Terviseameti poolt näiteks minu teada, et selles mõttes see on üks asi, teine asi võib-olla on ka see, et Eesti inimesed võib-olla on konservatiivsemad ja vanemad inimesed on konservatiivsemad, võib-olla kardavad mingi privaatsuse pärast ja nooremad inimesed on suhteliselt ükskõiksed, mis on tegelikult halb, et sellepärast ma ka ise et tegelikult enamus inimesi peaksid, kes vähegi hoolib enda ja tuttavad tervisest, peaksid selle installima ja kindlasti siis, kui nad on haigeks jäänud, loodetavasti seda juhtu, siis nad peaks ka äpis seda nuppu vajutama, kuna muidu see äpp ei tea, et sa oled haige, kui sa ise talle ütled, eks ole, siis sa arvab tuttavate laiali selle info. Ja siis, kui sa oled saanud kindla diagnoosi, mitte sa lihtsalt tunned keha. Oota, aga sina rääkisid Ants soomlastega, sa siin vihjasid. Ma rääkisin ühe soomlasega, kes ütles, et telekas räägitakse sellest ja tehakse inimestele selgeks. TV-st tuttu. Täpselt, aga mõnes mõttes ma saan sellest aru, et see on maailma ajaloos esimene kord, kui me püüame mingisuguse ülikõrgelt arenenud tehnoloogiaga piirata mingi nakkushaiguse levikut. Seda pole kunagi juhtunud ja inimestel on absoluutne skepsis ju, et kas seda ei kasutata minu jälgimiseks või millekski muuks. Ja. Loomulik küsimus, seda tulekski rääkida söögi alla ja peale, et see äpp vahetab neid anonüümseid koode, et võimalik oleks teada saada pärast, kas sul oled olnud kontaktis või ei, mitte et kus sa iga päev kõnnid. Ma saan aru, et selline paranoia kõlab halvasti, aga selle eluterve skepsis on tegelikult olemas ja Eestis vist ka levinud ikkagi. Teine asi, mida ma tahaksin välja tuua, on ikkagi tõdemus, et ka tasuta head asjad vajavad turundust. Just. Ja kui me siin rääkisime üle-eelmises saates sellest, kuidas Mailis vist rääkis, eks ole, sellest, kuidas Eesti IT-firmad panid sellise konsortsiumi kokku ja läksid riigile appi, on ju, et tegemist ei ole mingi tohutu mingi riigi sellise pika bürokraatliku protsessiga, et jube kihvt on ju, et tõesti väga head tehnika inimesed võtsid oma vaba aega ja panid sinna. Siis tõdemusena tuleb öelda, et tõesti väga head kommunikatsiooni turundusinimesed ei teinud seda, need ei olnud pundis on ju. Ma ei tea, kas nad ei läinud või neid ei kutsutud, igatahes selle tasuta hea asja turundamine jäi kuidagi vist kuhugi või et mina ei ole avalikkuses väga näinud peale mõne tweedi ja seda, et see on olemas. Mina ei ole ka näinud ja sellepärast meie siin ka praegu üritame tasuta levitada. Soomlased midagi teevad õigesti ja tegelikult nad on üle kogu Euroopa erandlikud, et vähemalt me ju ei tea tegelikult, kas see toimub efektiivselt ahela kõigis lülides. Esimene lüli on see, et inimene paneb selle oma telefoni, teine on see, et ta saab neid koode juhul, kui ta nakatub. Kolmas on see, et sa siis oled karantiinis, seal on mitu aspekti, aga vähemalt esimese asja teevad soomlased õigesti, et inimesed proovivad seda uut tehnoloogiat selleks, et piirata neid kontakte, nii et väga huvitav. Huvi pärast küsin, kas te olete aru saanud või teate seda, et kas see Eesti äpp põhineb ka seal Google Apple'i just, täpselt see on sama tehnoloogia, mida siis nende mobiilplatvormide nii-öelda sisse ehitatud tehnoloogia. Mida ka muide, korduma kippuvad küsimused, ma olen kuulnud. Üks on see, et mind ju jälitatakse kogu aeg sellega, mis ei vasta tõele. Teine on see, et ma ei taha seda äppi kasutada, kuna Bluetooth tõmbab mu telefoni aku tühjaks. Mis ju tegelikult ei vasta ka tõele, sest et see kasutab BLE, mis ongi Bluetooth Low Energy, madala energiatarbega seda signaali, ehk siis tegelikult see telefoni aku põhimõtteliselt ei mõjuta. Kuule, ausalt öeldes võib ka laadida telefoni. Selles mõttes, et kui küsimus on selles, et kuidas et kas me saaksime teha kõik ühe väikese lihtsa asja, et me ei peaks sügisel oma lastele jälle koduõpet võimaldama nädalate kaupa või kuude kaupa, siis
mina ausalt ei tunne nagu probleemi, et ma torkan siis korraks sama taha, et kui nüüd asi nagu selle taha tõesti jääb, siis on küll nagu imelik. Aga kui me siin juba tervisest räägime, võtame mõne minuti ja räägime ka rasedustestidest. Tõenäoliselt ei ole varem ette tulnud meie suhteliselt maskuliinses saates siin rasedustestide teemat, aga USA-s on, ja ma ei tea kui kaua juba, võib-olla juba mõnda aega, igatahes on müügil digitaalsed rasedustestid, mis siis selle asemel, et näidata sulle neid triipe, ma nüüd pean tunnistama oma võiklikkust, et seal on 1 triip ja 2 triipu või kuidagi niimoodi, siis selle asemel, õiges suunas oled, et sa ise, eks ole, pead neid sealt paberikese pealt vaatama, siis see on selline samasugune pulk ja ta on patarei sees ja siis ta ütleb sulle pregnant või not pregnant. Kõrgtehnoloogia, jube kihvt asi. Ja see siis USA-s ühed nupumehed võtsid selle siis lahti, et ta ei ole nagu korduv kasutatav, on ju. Ta on ikkagi selline $5 maksev, need on erinevate brändide alt, kasutad ära, viskad minema, nagu tavalise rasedustesti. Siis tuleb välja, et selle digitaalse rasedustesti sees on täpselt see sama pabeririba, mis tavalise sees. Ja sinna ilmuvad täpselt need samad triibud. Aga selle asemel, et sa ise oma silmakestega peaksid neid triipe vahtima, on sinna siis pandud protsessor, põhimõtteliselt ka emaplaat, sensorid, mälu ja ekraan ja aku või ümmargune patarei. Kõik peale klaviatuuri on ju. Ja siis kogu see kaadervärk ei tee mitte midagi muud, kui loeb sinu eest oma selle fotosilmaga nii-öelda, vaatab, otsib neid triipe ja siis näitab ekraanile pregnant või not pregnant. See on siuke selge üle inseneeritud lahendus, aga hilises staadiumis tarbimisühiskond on selle nimi. Just, et kohutav e-jäätmete hulk, mis sellest tuleb, eks? Aga lugu sellega ei lõpe. Mida teeb siis nutikas inimene, kui ta näeb ühte masinat, kus on sees kõik peale klaviatuuri, protsessor on, mälu on, ekraan on. Paneb sinna klaviatuuri külge. Just, ja paneb seal tööle muidugi mängu nimega Doom, ehk siis üks nutikas häkker, insener põhimõtteliselt pani sellel väiksel ekraanil, mille ekraani resolutsioon on mul hetkel kaduma läinud, aga seal on tohutult vähe piksleid. Seal peal jookseb klassikaline Doom, kus sa käid mööda levelit ringi, vaatad, kui tulevad kollid, lased neid või siis põikad nende laskude eest kõrvale. Ja see pilt on muidugi selline, et sa pead olema Doomi tulihingeline fänn, et ära tunda päris täpselt, kus sa levelis oled, aga kui sa näed seda ja tunned ära, siis seal on päris Doom. Nii et väiksel rasedustestil $5 jookseb Doom. Jah, mängid, viskad minema. Kuidas jällegi kinnitab väidet, et Doom jookseb absoluutselt kõige peal. Absoluutselt kõige peal. Aga me teeme siia pausi ja läheme varsti saatega edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja nüüd me pöörame oma tähelepanu sellisele teemale, mis on iga aasta septembris nii digitunnis kui ka paljude tehnoloogiahuviliste meeltel. Asi on selles, et Berliinis toimub sel ajal üle-euroopaline väga suur tehnoloogiamess, kus tuleb välja kõik võimalikest valdkondadest uut tehnoloogiat. Ja aastal 2020, nii üllatav kui see ka pole, IFA toimub või toimus. Tõsi küll vist teises formaadis, aga meil on nüüd õnneks telefoniliini otsas Kaido Einamaa arvutimaailmast, kes käis ise reaalselt Berliinis kohal vaatamas IFA tehnikamessi ja kõiki uudiseid, mis sealt näha oli. Tere Kaido, kuidas sa meid kuuled? Tere, väga hästi kuulen. No, saan aru, et sa oled siis edukalt Berliinis ära käinud. Missugune see IFA mess oli sel aastal? No sel aastal oli IFA mess, võiks öelda, et täiesti teistsugune. Et vähemalt viimastel aastakümnetel pole kindlasti nii suurt muutust toimunud kui nagu sel aastal. Ja kui tavaliselt on osalejaid nii umbes 250,000 ringis, siis sel aastal oli 6100. Aga korraldajad siiski jäid ka selle arvuga rahule, sest põhiline eesmärk oli, et ikkagi IFA füüsiliselt koha peal ka toimuks ja vahele ei jääks. Kas kõik käisid ringi valgetes kostüümides ja mingis respiraatorites või oli ikkagi üsna normaalne mess, kus sai näha uut tehnikat ja katsuda ja proovida? No ei olnud väga normaalne mess, selles mõttes nagu meie oleme harjunud seda nägema. Et kõigepealt esimene ehmatus tabas siis, kui ma messi selle suure ümmarguse maja peaväravasse jõudsin, et tavaliselt on see suur plats
pungil rahvast täis, aga seekord oli seal mingi 2-3 inimest ja siis muidugi maskides korraldajad, kes inimesi sisse lasid. Ja siis kogu ürituse aja pidi muidugi kõigil osalejatel ka mask ees olema ja väga ranged turvameetmed olid igal pool ja loeti inimesi, kes saali pääsevad. Ja. No tavaliselt seal IFA-l on selline mitukümmend, paarkümmend, kui mitte rohkem, väga suurt messihalli ja seal kogu selle territooriumi või väljapaneku ühest otsast teise jalutamine on omaette selline väsitav ettevõtmine. Kui suurelt nad tänavu seda olid teinud? No täna oli seal üritus oli jaotatud nagu mitmeks eraldiseisvaks osaks niimoodi, et igas selles eraldiseisvas osas ei oleks korraga rohkem kui 800 inimest. Ja siis ajakirjanikel oli eraldi osa ja siis seal oli nagu 2 suurt pressisaali, nagu pressikonverentside saali, mis siis töötasid vaheldumisi, et ühes oli suur pressikonverents, siis teist ilmselt samal ajal desinfitseeriti ja siis iga tunni aja tagant jälle vaheldus, et siis rahvas valgus jälle järgmisesse saali ja siis teised pandi uksed kinni ja sisenesid maskides töötajad. Aga räägime korra asja sisust, mida uut ja enneolematut IFA-l sel aastal esitleti või mida näha said? Ütleme, need uudistooted võib öelda, et mõned olid ka seotud nagu nüüd selle praeguse koroonaviiruse epideemiaga. Aga muus osas esitleti nagu ikka igal aastal uusi vingemaid telekaid ja uusi vingemaid kodumasinaid, nutikelli. Võib-olla kõige huvitavamad ongi need koroonaviirusega seotud uudistooted. No mis need siis olid näiteks? Ilmselt lähiaastatel kõik tootjad hakkavad nagu sellele ka rõhuma ühe müügiargumendina, et nende seade kuidagi nagu aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa. No näiteks oli mininõudepesumasin, mis ultraviolettkiirgusega ka nõusid desinfitseerib ja hävitab seal 99,millegagi% kõigist viirused. Kas see on siis mõeldud, et ma lisaks tavapärasele nõudepesule veel panen nõud täiendavasse mingisse desinfitseerimisse? Nõud pestakse ära ja siis desinfitseeritakse ka ultraviolettkiirgusega. Kõik ühes? Kõik ühes, jah. Selline pisikene pesumasin, mille võib lauale panna. Et sulle jääks ka kuskile kauaks vedelema neid nõusid ja kus kõik viirused ja bakterid saaksid paljuneda. Oota, kas see toode, millest sa räägid, on mõne sellise tunnustatud kodumasinatootja oma või on see on selline tootja nagu Daantech. Ilmselt meil sellest eriti midagi ei teata. No võib-olla jah, tuntumatest tegijatest LG tuli välja 3 ventilaatoriga näomaskiga, mis peaks aitama siis paremini hingata, et sul ei tekiks lämbumistunnet ja siis ühtlasi puhastab ka õhku spetsiaalsete filtritega. Kas seda peab siis laadima, ma saan aru või? Seda peab laadima jah, ja see näeb selline nagu päris küborgseade välja, päris suur kobakas tuleb näkku kinnitada. Aga see kõlab isegi päris kihvtilt isegi, sest et kaua sa ikka neid ühekordseid lappe näo ees hoiad? Minul on just nii, et nii kui ma maski pähe panen, niin ma kukun köhima, et midagi selles riidemaskis mulle ei sobi. Kaido, kas sa LG andis ka inimestele need kasutada ja kaasa või kas sa käisid ka ise sellega ringi? Ei, tähendab, päris paljusid asju koha peal ei näinudki, sest pressikonverentsid olid ka alati üllatus, et kas seekord hüppab ka keegi lavale või siis esitatakse video esitlus. 6000 inimest sõitsid Saksamaale videot vaatama. Jah. Kiinut oli Qualcommilt, aga Qualcommi president rääkis päris pikalt ainult ekraani pealt. Et seda traditsioonilist telekate ja videokaamerate ja mürtsu ja möllu ei olnud sel aastal? No ütleme, see mürts ja möll küll oli, aga see oli väga väike. Et kui soovitati hoida 2-meetrist vahemaad inimestega, siis see oli näiteks messihallis päris lihtne, sest seal oligi umbes 10 boksi ja siis tohutu suur vaba ala nende vahel. Väga huvitav. Et seal boksides sai küll, näiteks Huawei'l oli kõige suurem boks, kus sai siis uudistooteid nagu oma käega katsuda ka, aga enamus neid pressikonverentse, mis toimus seal pigem sai kas vaadata videot või siis esinesid kohapealsed juhid.
näiteks oli Honori suur pressikonverents, kus Honori uusi tooteid esitleti, see on siis Huawei sõsarbränd. Ja Honori juht oli suurelt välja kuulutatud, et ta tutvustab Huawei või Honori uusi tooteid, aga paraku Hiinast Saksamaale tulla ei saanud ja siis kogu ülejäänud esitluse viisid läbi siis Saksamaa ja Suurbritannia turundusjuhid. Olgu, me saatega hakkab ümber saama, aitäh sulle, Kaido, loodame, et järgmiste aastate messid tulevad siis huvitavamad, aga 3 ventilaatoriga näomask, no loodame, et see jõuab Eestisse, saame ka ise proovida siin saates. Või ma ei tea, kas nad ütlesid selle kohta midagi, et jõuab see kuskilt Hiinast või Koreast või Jaapanist väljapoole ka? Täpsemalt veel ei selgunud, aga no ilmselt oleneb olukorras, kuidas selliste toodete järgi nagu nõudlus tekib varsti. Ilge, vähemasti mõned eksemplarid on maailmas tehtud. Igatahes aitäh kõigile kuulajatele, aitäh sulle ka, Kaido, ja Digitund on eetris nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.